Põlva valla noorsootöökeskus loodi siis 1. jaanuaril 2019 ehk siis keskus on tegelikult väga noor. Meie tegutsemiskohtadeks on Põlva, Ahja, Mooste, Vassekuuste ja Tilsi. Varasemalt tegutsesid küll kõik keskused iseseisvalt, aga et tagada Põlva valla noortele avatud noorsootöö teenuse mitmekesistamine ning selle parem kättesaadavus, siis otsustati luua ühine noorsootöökeskus ehk siis ametlikult olemegi 1. jaanuarist Põlva valla noorsootöökeskus. Ahja noortekeskus on Põlvamaal kõige vanem. Mooste noortekeskus asub rahvamuusikakooliga ühes majas. Ja kogu aeg on ta nendes ruumides olnud. Sel aastal me tähistame juba 18. sünnipäeva. Oleme keldrikorrusel ja meie kasutuses on 3 vahvat ruumi. Vassekuuste noortekeskus tähistas sellel aastal veebruarikuus 10. sünnipäeva juba. Mooste noortekeskus sai sellel aastal märtsikuul 5-aastaseks. Põlva noortekeskus kui üks Põlva noorsootöökeskusest asub siis Põlvas ja me asume kultuurikeskusega ühes majas. Et see selles mõttes meil on väga värske noortekeskus, aga see ei ole Tilsis olnud päris ainukene. Tilsis on olnud ühe suure maja keldris, kus meil need kohalikud aktivistid tegid kunagi. Meil on väga suur keskus tegelikult, kui nii võtta. Kogu nii-öelda ruutmeetrid on meil pea 300, nii et ruumi jagub kõigile. Mooste noortekeskus on selle poolest hästi eriline, et see on tulnud lastevanemate poolt. Meil on selline vahva, meil on vahva pere. Et kokkuhoidvad, sõbralikud ja selles pisikeses ruumis toimetavad kõik. Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel ehk see tähendab seda, et keskus peab olema avatud igale noorele, olenemata siis tema võimetest, tõekspidamistest, võimalustest, oskustest ja teadmistest. Noortekeskusel on väga palju erinevaid tegevusi. Meil on olemas kunstiklubi, viibipuring, kokandusring, meil on oma väike aiamaa, piljardilaud, siis on robotikaring. Me oleme ainukesed, ma ei tea, kas just vabariigis, aga vähemalt Põlva vallas ja Põlva maakonnas küll, kes teeb väikeste malevat. See on siis 9–12-aastased noored tulevad malevasse. Ja see aasta suvel on see juba 8. korda. Siis ei saanud palka, aga vald premeeris neid alati suvel ühe väljasõiduga. Ja ma võin öelda, et meie üks eripäradest on see, et meie noored loevad kindlasti rohkem kui keskmised teine Põlvamaa noor. Meil käib iga kuu praktiliselt, no mitte suvekuudel, ütleme, meil käib 8 kirjanikku aastas. Keskuse eesmärgiks on luua noortele tema loovust ja isiksust arendav ja kaasav keskkond ja luua muidugi võimalusi sisustada nende vaba aega ja suunata neid olema ühiskondlikult aktiivne. Edulugudest siis noortekeskuse sünnipäeva tähistamine on saanud lausa nagu, see on juba nagu seda oodatakse, see on aasta suurim pidu ja selle korraldavad ka täielikult noored ise. Hästi, mis teeb südame soojaks, on see, et nii suured kui väiksed toimetavad koos. Et vanemad noored toetavad väiksemaid ja väiksemad õpivad suuremat. Mina olen Maris ja ma töötan Põlva vallas mobiilse noorsootöötajana. Mobiilne noorsootöö tähendab seda, et ma olen poole kohaga noorsootöötaja
ehk ma käin erinevates keskustes ja vaatan, kuidas töö sujub ja aitan nii palju kui võimalik. Ning teine osa minu tööst on siis vastutada Põlvas toimiva noortetugila eest. Noortetugila projekt tegeleb noortega, kes on vanuses 15–26 ning see programm siis toimub igas vallas ja mina vastutan Põlva vallas selle toimimise eest. Põlva valla noortetugila töö seisneb selles, et kuna meil on olemas kõik vajalikud ametnikud ja kohad, mis aitavad siis ühel noorel nii-öelda ellu astuda või toimida, näiteks kool, erinevad tööandjad, psühholoogid, politsei, mis iganes, aga tihtipeale on noortel vaja sellist mitte nõustajat või võib-olla jõustajat ning noortetugila raames on väga hea noori suunata, aga seda mitte teha võib-olla laua taga istudes, vaid sa saadki seda teha läbi elulise tegevuse, läbi mingisuguse ürituse, kus sa saad nendega rääkida, samas suhelda nii-öelda nende eest näiteks kooliga, et milles on näiteks probleem, kui õpilane tunneb ennast koolis halvasti või mis iganes. Et see on see funktsioon. Et esimest korda üle pika aja on niimoodi, et ma tunnen nagu naudingut sellest, mis ma teen. Muidu käid nagu tööl, ikkagi tekib rutiin, olgem ausad, iga asjaga tekib rutiin. Aga see on nüüd see koht, kus oled nagu ise kaasanud nii-öelda motivatsiooni ja süsti, et oledki nii-öelda kogu aeg silm särav ja ongi hea olla ja tuledki, et tahadki tulla ja tahadki teha ja tahad minna. Kristjan puutud seda näisega hakkab. Meedias just, nad on toredad noored, kes käivad koos ja kajastavad ägedaid üritusi.